Tšau! Ilusat detsembrikuu esmaspäeva. Me oleme täna Kaiga siin imekaunites Avang-keskuse ruumides. Väike vaheldus minu hubasele kodu atmosfäärile. Ja tere ka minu poolt ja mõnusat detsembrit. Ja detsembrikuu on aeg võib-olla kokku võtta kogu see aasta, mis on kõik toimunud. Ja võib-olla ka peegeldada tagasi, et mida siis uude aastasse mitte endaga kaasa võtta. Ja sellest inspireerituna tänasel siis meie disainiminutitel räägime teemast, et kui süda ütleb ei, ehk siis su sisetunne ütleb, et midagi ei ole nagu õige, aga sa siiski ütled jaa, just mis iganes väliste mõjutuste põhjal. Ja toome enda elust mõningaid näiteid, et seda siis illustreerida. Ja kui me mõtlemegi selle peale, et kuidas tavaliselt mingid ägedad story'd tulevad, seal ongi kaks varianti, et seal on olnud see, et kas väline igalt poolt ütleb sulle ei, ära tee ja sa tunned sisehääle järgi, et jah, ma pidin tegema seda, eks ole, tulevad ägedad lood. Või siis on need teised ägedad lood just seda pidi, kui ongi sisetunne on see, et ei, ära mine, ära tee ja sa teed ja siis sa saad õigus. Ja ilmselgelt me räägime seda human designi perspektiivis. Nii et võib-olla keskendume just sinu siis strateegiale, mis tuleb energiatüübist ja sisetundele või ütleme siis sellele otsustuskohale, mis on ka autoriteet. Ehk siis, ja toome sisse erinevaid muid elemente. Ja. Ma mõtlen, ma võib-olla äkki kohe räägin siin, mida ma täna öösel olles mõtlesin selle peale, et kui oluline on see õige algus ja tänu human designile on see õige alguse äratabamine minu jaoks muutunud nagu nii selliseks kristallselgeks või on nagu hästi oluliseks. Ja kuigi ütleme, et tihtipeale räägitakse just projektoritest, et seal peab olema see õige tunnustav kutse ja siis sa saad nagu tegutseda, aga tegelikult see käib kõikide energiatüüpide puhul, et sul peab olema see õige algus. Ja mida ma sellega mõtlen on see, et ma arvan, et praegu on hea aeg mõelda mingisuguste lukkude peale, talvejopede peale, et millest saab alguse see, et sul on soe. On see, et kui sul on see tõmbelukk, siis see algus peab olema õige. Sa pead saama selle nõksu sinna õige alguse sisse, tõmbama ülesse. Et kui sul tekib vahepeal see, et kuidagi tõmban kinni, kuidagi läheb, eks ole, ta tõmbab küll, saad kinni ka mõneks ajaks, aga on 100% kindel, et mingi aja pärast see ots sealt nii-öelda nagu tirib ennast lahti. Et kui me räägime projektoritest, eks ole, siis suurte asjade alguses peab olema see teise tunnustav kutse, peab olema mingisugune initseering. Kui me räägime manifesteerivatest generaatoritest, siis seal peab olema see kõhutunne, peab olema see elevus, eks ole, enne kui sa midagi teed. Manifestoritel peab olema see initseering tema enda seest, mitte just siis, et keegi teine kuskilt võib-olla algatab ja kutsub midagi. Mingi tõeline niisugune soov või tahtmine just enda seest, selline nagu, ma tahan seda mingi tunga. Ja, et see on nagu oluline ja teine võib-olla näide on see sama nagu nende... Ja reflektoritel. Ja, reflektorid ka tegelikult vajavad kutset või vajavad erinevatel aegadel sellist seedimist ja seda ka, et nad ei ole kiirustatud, ilmselt see on nagu kõige olulisem, et nad ei alustaks suuri asju ilma kiirustamata, aga nende see autoriteet on võib olla vahel inimestega suhtlemine, vahel ka läbi kutse, vahel on sõltuvad sellest, millised on need transiidid, et natukene sõltub, aga seal peab olema kindlasti nii-öelda nagu seda aega. Võtta aega kannatlikkust. Ja teine asi on see, et sa tunned ära selle, kui sa võtad nagu nööbid, et kui sa esimese paned valesti või esimesed 2 paned valesti, eks ole, mingid keskmised siin toimivad mõnda aega, aga kui sinna üles välja jõuad, siis saad aru, et miskit on tegelikult valesti, miskit on mööda, ehk siis, et ka kui me räägime natukene oma nendest failidest ja sellest, et sa järgi oma autoriteeti ja lähed oma strateegiale vastu, siis seal ka tegelikult, et mingi osa sa teed ära, aga ka siis alguses, eks ole, sa tunned mingit ebamugavust või siis on seal päris lõpus, kui sa selle kas oled ära teinud või oled saanud aru, et ei, see oli ikkagi vale, siis on samamoodi, et nagu, sa pead ikkagi kõik need nööbid lahti võtma ja sa pead nii-öelda nagu otsast peale nullist alustama. See on väga tore näide, sest ma hakkan seda igapäevaselt kasutama. Mul on üks
kaunis mantel, mis on omajagu aastaid näinud, nii et see lukku panek võtab väga palju kannatlikkust, ma pean temaga väga hell ja lahke olema. Ehk siis ka minu autoriteedi puhul just emotsionaalselt ma pean võtma selle aja, nii et see on siis igapäevane meeldetuletus, et lubada endale seda kannatlikkust ja aega. Jah, aga kui me võtame selle analoogia, mis sul on mingi kõige suurem fail või läbikukkumine, kui sa mõtled, et mis sul tuleb meelde? Ma arvan, et minu üks kõige suurem võib-olla sihuke sisetundele vastuminek oli ülikooli minek. Et kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma tegelikult võtsin 2 vaheaastat, kuigi mu vanemad võib-olla survestasid, et mis ma siis eluga teen ja kas ma jäängi elu lõpuni Olde Hansa mandlimüüjaks, kes ma toona olin. Aga ma jäin iseenda sisetundele kindlaks ja võtsin need aastad ja see oli suurepärane otsus. Aga 2 aastat möödas ja mul endiselt ei olnud tegelikult kindlat vaadet, mida ma tahaks õppima minna. Ja siis oligi, esiteks tuli see surve väljast poolt, et 2 aastat on juba möödunud, eks ole. Ja no võiks ju ikkagist, ütleme, haritud, intelligentne noor inimene peaks ülikooli minema. Plus endal oli ka ikkagist soov või ma justkui ei näinudki muid variante või valikuid. Aga oli sul hirm ka sees? Ma arvan, et kindlasti oli. Ma arvan, et võib-olla siis hirm tuli sellest või see hirm, mis mind kandis, et ma ei leiagi mitte midagi, mis mind huvitaks. Ehk siis ma nagu ei uskunudki sellesse, et on midagi, mis päriselt mind võiks köita või minu teema olla. Seega ma juba eos välistasin või nii-öelda leppisin vähesemaga, ma arvan. Ja kuidas ma siis ülikooli valisin, oli välistamismeetodi kaudu, kuna ma olin nii-öelda reaalainetes väga hea, humanitaarainetes hea, manifesteerivale generatorile kohaselt kõiges päris hea, aga millestki selline spetsialist. Siis pluss mulle meeldis inimestega suhelda, psühholoogia, kõik taoline siis temaatika, siis turundus tundus täpselt ideaalne kesktee, mis kõike siis hõlmab ja kombineerib. Ehk siis selline nagu mõistusega kaalutletud otsus, eks ole? Mõistusega kaalutletud. Plussid, miinused. Plussid, miinused, pluss oligi list, mitte see, mis tegelikult oli hea taktika, eks ole, et ütleme, et kui human designi teadmine juurde võtta, et siis võttagi mingi list ette, vaadata, kus tekib see mingi tunnetus. Aga mul lihtsalt tekib kuskil tunnetust ja siis oli see mõistus, et nagu midagi ju peab, eks ole. Ja siis saigi see väga ratsionaalselt see otsus tehtud. Ja sealt juurde siis oligi, kuna Eestis seda ei saanud õppida, siis ma mõtlesin, et ma lähen Inglismaale ülikooli. Ja kuidas ma siis selle ülikooli valisin, see oli samamoodi, aga kuna mul ei olnud sellist kindlat tunnetust, ma ei ole väga suur süvitsi analüüsija, siis ma küsisin ringi, seal oli mingi, ma elasin Hispaanias toona, oli mingi briti kutt, et kuule, et mis on head ülikoolid Inglismaal, siis ma Newcastle ülikool, ma lihtsalt umbes kuskilt kuulnud, siis ma olin, et jaa, ma arvan, et see sobib. Ehk siis see on täpselt see selline nagu võib-olla kui rääkida profiilidest ka, siis ma olen 4-6, ehk siis 4 on see, et inimeste kaudu tuleksid need pakkumised, aga seal võibki tulla see võib-olla nagu ohukoht, et kohe seda informatsiooni usaldama hakata, isegi kui tegelikult ta ei olnud mulle mingi lähiringkonna inimene või kedagi, et võib-olla see arvamus ei oleks võinud olla nii kaalutletud minu suure eluotsuse puhul. Ja nii ma asusingi siis Inglismaale ülikooli ja ütleme ausalt, et see oli kindlasti, ma arvan, kasulik eluetapp, kunagi ongi, et ega valesid otsust ei saa ka kahetseda, aga tegelikult on mulle midagi andnud sükest suurt. Kogu selle ülikooli aja, 4 aastat, ma ikkagist ka õppisin just lähtuvalt sellest välisest tunnustusest, et mind ennast see teema, kui ma oleks võtnud aja ja sisse vaadanud, vabandust, mul oli jumala suva oli tegelikult sellest. Aga just see, et saada seda väljast poolt, et seda kiitust, häid hindeid, vanemate tunnustust ja kõike sellist nagu oma väärtust panna, siis kuidagi väliste asjadega siduda, mis on ka väga tugevalt just selle, minul on avatud südamekeskus sellega seotud. Et siis valge on ju. Just. Et võib-olla mitte seda, et see sisemine väärtus on justkui seotud väliste asjadega, et kui ma oleks nii-öelda väärtustanud ennast iseenda eest, siis ma kindlasti ei oleks nii palju aega ja energiat ja ressurssi pannud sinna ülikooli õppimisprotsessi.
ja oligi ütleme, et see 4 aastat, mis ma seal õppisin, kuigi oligi sellest 300 inimesest ma lõpetasin kõige parem või nii-öelda ma olin oma lennu tipus, mille üle ma olin siis tohutult uhke, eks ole, praegu ma olen täiesti mõttetu. Aga praegu me teeme ettevõtet ja turundust, see ei ole minu teema. Mul ei ole praktiliselt mingit nii-öelda ütleme praktilist kasu, sellepärast et samamoodi kui vaadata neid noolekesi, mis sul bodygraphil on, siis mul on see ülemine vasakpoolne on ka vasakule, ehk siis peab olema nagu mingi konkreetne fookus õppimisel. Ja kuna ma õppisin seda lihtsalt nagu mingi akadeemilistel kaalutlustel või ütleme, et seal ei olnud seda praktilist väljundit kohe, siis see kogu info on täiesti rakendamatu, sellepärast ma ei mäleta mitte midagi. No see ongi, ma arvan, et väga paljud tunnevad ära siin erinevates valdkondades, kus sa saad nii-öelda nagu ilusa pakendi tegelikult, eks ole, mis on väljapoole ilus ja iseennast ka petad ära, aga tegelikult nagu sisu on tühi, on ju, et see ei anna sulle nagu endale mitte midagi ja noh, ongi, et ma olen ka niimoodi õppinud, et nulli täiesti selles mõttes, et lihtsalt valedel alustel ja valedel kaalutlustel hullult pingutanud ja saanud need tulemused kätte, aga tegelikult nagu mingid asjad ikkagi täiesti nagu prügikasti, eks ole. Absoluutselt. Ja ikkagi väljaspoolt tuleb ju kogu aeg see kiitus, et sa oled nii tubli ja nii edasi ja see tunnustus ja olgu see siis ülikooli poolt või perekonnast või kus iganes. Et selles osas oligi süda ütles väga konkreetselt ei, sest mul ei tekkinud mitte mingit energia juurdevoolu ja reaalselt, kui me räägime siis nendest generaatorid või manifesteerivad generaatorid, kellel on see vasta ja tegutse, seal peab olema see elevus või mingi energia taga, mis sind paneb seda valikut tegema. See on see õige nööpauk, õige nööp algusest peale, eks ole, et sul tekib seal see loomulik energia, mis kannustab sind edasi ja see ongi, et seal siis enam ei ole nii vaja mingeid plussi ja miinuseid kui see, et see on õige asi, eks ole, ükskõik kui ebaloogiline see tundub. Just, ja kuna mul seda ei olnud, siis tegelikult ongi need teadmised, mis ma sealt omandasin, need on kindlasti väga kasulikud, aga see kasu tuli rohkem sellistest võib-olla üleüldisest ülikooli elust või sellest eluülikoolist kui konkreetselt sellest teemast või turundusest kui ainest. Aga kui sa nüüd näiteks tagasi mõtled, mida sa oleksid endale soovitanud tolles hetkes, et teades täna kõiki neid asju, mida me teame, et mida sa oleksid soovitanud endal teha? Ma oleks soovitanud kuulata enda autoriteeti, ehk siis antud juhul emotsionaalset autoriteeti, mis tähendab seda, et võtta aega. Ja eks ole strateegiat ka, et lihtsalt oota, et ma arvan, et minu puhul olekski olnud see, et korraks võtta, istuda, sest ma olin kindlasti siukses kohas, et ma tegutsesin, aga mu hing ei olnud tegelikult kehas, ta oli kuskil seikles omasoodu, et kuidagi see väline tempo oli nii surve oli nii tugev, aga tegelikult ma ei olnud nagu kohal, et ma oleks soovitanud lihtsalt võtta aega ja kui mul ei oleks olnud konkreetselt seda järgmist sammu planeeritud, siis lihtsalt istuda ja võib-olla võttagi kas või nagu koguda seda, et tekiks mingi võimalus. Et kui vahel öeldakse ka, et nii generaatorid, nii manifesteerivad generaatorid on nagu loodud liikuma ja sa pead olema kogu aeg aktsioonis ja liikumises, siis teinekord jällegi see võib olla just see takistus, et sa oled kogu aeg mingisuguses oravrattas sees, tehes mingeid asju, sa võib-olla ei märkagi, et sa tegelikult süda või see sisetunne autoriteet juba kriiskab, eks ole, et sa ei pea tegema. Et ma usun, et nagu kõigil on vaja kõigil on vaja võtta seda aega, sõltumata sellest, mis energiatüüp sul on, seda aega mõelda, tunnetada, koguda natukene, et just võib-olla endiselt ka enda elukaaslase pealt olen näinud seda ja tegelikult ema pealt ja võib-olla ka tööga, kes on generaatorid, eks ole, et see siuke oravrattas tegutsemine tegelikult mingil hetkel ja kui on sul silmad säravad ja siis on see, et siis sa ei pea põhimõtteliselt piiri tundma, su keha ütleb sulle ise, aga kui sa oled nagu selles rattas, et sa nagu ei ole check-in'i teinud tükk aega, eks ole, et siis tegelikult ongi hea, kui see detsember tuleb, et sellega seoses ka, et me tegelikult 10. detsembril teeme oma laivi just tegelikult suunatud sellele, et ükskõik mis, kui kiire, öeldakse, eks ole, detsember on see tavaliselt see kõige kiirem aeg, aga jällegi, kui me võtame looduse, see on see kõige rahulikum, vaiksem aeg, et siis meil läheb 3:30 pimedaks, millest me räägime, on ju. Jah, et sunniviisiliselt tegelikult võtta endale seda aega ja olla ja puhata ja me omavahel ka oleme tegelikult otsustanud, et me detsembri võtame nagu väga
väga vaikselt, et usaldama seda rütmi, et on vaja seda aega, kus sa isegi võib-olla terve nädal ei tee mingeid, ei sea endale konkreetselt mingeid väljundeid, et võtad seda aega ja seedid ja mõtled tagasi ja paned mingeid uusi plaane, et see on nagu juba looduses kirjas niimoodi. Ja võib-olla siin on ka hea hetk, et kas hetkel näiteks panna pausile või pärast kuulamist mõelda, et mis on võib-olla need kohad, kus sa oled oma sisetundele vastu läinud ja samamoodi, et mis on praegu need kohad, kus sa potentsiaalselt lähed enda sisetundele vastu, et olgu need mingid jõuluistumised kolleegidega või mis iganes jõulukohustused tulemas, et kindlasti on mingeid kohti, kus sa tegelikult tunned, et sa ei taha, aga justkui mingi väline surve või peab. Aga Kai, mis sinul on olnud üks kogemus või olukord, kus sa oled väga tugevalt enda südamele vastu läinud? Kõige suuremalt on ilmselt mõjutanud suhetega seoses, et mida ma tegelikult olen alles nüüd nii-öelda nagu tagantjärgi näen eelkõige, et kus on see dünaamika ja projektorite puhul siis eriti suhetesse astumisel ka, eks tegelikult kõikide suurte asjade puhul, eks alati on see algus oluline, et seal tuleb see kutse ja see initsiatiiv ja algatus on teise inimese poole pealt. Et kuigi nii-öelda nagu see praeguses suhtes, kus ma olen, kuigi kogu see algus sai tehtud väga tugevalt nii-öelda nagu generaatori poolt, seal oli kutse, seal oli tunnustus, see oli nagu kõik seal, see dünaamika oli olemas, kuni sinnamaani, kuni minul tekkis nii-öelda nagu loogilistest kaalutletud elementidest ja lihtsalt praktiliselt, kuna me elasime üksteisest nii kaugel, see, et me peame kokku kolima. Ilmselt olid võib-olla peas ka mingid nagu, kui nii kaua oled juba koos olnud, siis peate kokku kolima või et kui on mingid sellised asjad, eks ole, kuulad seda välisinformatsiooni ja mina algatasin nagu täielikult seda kokkukolimise temaatikat päris tugevalt, et ma tundsin, et see on nagu, ma ei tea, ma päästan teda, et ta ei pea nii kaugele tulema ja et me saame ka, ongi, et mingisugune kiire periood tuleb, et me saame sealt. See on see klassikaline endale valetamine, et ma teen teisele, päästan praegu Madist, et ta siis ei pea nii palju sõitma. Ja ma tegelikult tol hetkel juba teadsin, et okei, äkki ma selle koha pealt nagu, et küll ma ise tean nagu paremini ja küll ma nagu ära lahendan selle, et ma ju hakkan märkama, et kui midagi nagu ei sobi, et küll ma siis toimetan, et ma saan nii-öelda nagu igal puhul see võib-olla ka siis ikkagi paika ei pea, et on ju ikka erandeid ja ikka võib teistmoodi ka nagu kokku kolida, ma ikkagi võin algatada, kui ma tunnen, et see on nagu õige aeg ja see on õige inimene ja ma tahan ja tegelikult teiselt poolt tuli ka see jah. Ja tunduski tegelikult, et kõik on nagu väga okei, aga ikkagi see esimene nööp sai valesse auku ja oli väga pikk pusa või väga pikk nii-öelda nagu jumper, et ja mida rohkem ma süübisin ka human disaini, mida rohkem ma kuulsin teiste inimeste näiteid ja seda rohkem mul hakkas, mida rohkem ka sellest rääkisime omavahel, eks ole, et ikkagi tekkisid mingisuguseid arusaamatusi või et kus me võiks järgmisena kolida või nagu elukoha poole pealt ja ma tegelikult tean, et sisemuses oli nagu mul see hirm, äkki nagu see jõuab järgi, et mina algatasin selle, see hirm ilmselt seal kuskil oli nagu olemas või see teadlikkus, eks ole, et äkki kuidas oleks olnud siis, kui see oleks teistmoodi olnud, kui ma oleks oodanud, kui ma oleks nagu kannatlikult oodanud seda kutset ja see tegelikult viiski, kindlasti oli seal nagu teisi elemente ka, aga see dünaamika ikkagi lõpuks viis sinna, et see suhe läks mingil hetkel nagu väga nii-öelda lahku, kus siis me kolisimegi mingil hetkel ikkagi väga kriitilisest nagu päeva pealt lahku. Täna siin sügavalt ei lähe sellesse teemasse, mis seal kõik vahepeal toimus. Aga... Kui te tahate teada, siis suure tõenäosusega me räägime sellest just sellel 10. detsembri laivis, et see on ka, mina tean seda lugu ja see on väga inspireeriv ja võrratu ja just see, kui autentselt Kai kuulas iseennast ja enda sisetunnet ja oskas seda järgida, et mul tulevad praegu juba külmavärinad peale, et see on tõesti nagu üks tohutult inspireeriv lugu, et keda huvitab, siis kindlasti registreerige. Et jah, et siis selle hetkel nagu ma isegi ilmselt veel rohkem nagu tajusin, et okei, et ma tean, et ongi, et me õppisime seda, et see on mehaanika, see on energeetika, see ei olegi midagi, mida sa saad nagu muud moodi mõjutada, aga asjaolud läksid niimoodi, et tegelikult ikkagi peaaegu 3 aastat hiljem tuli siis tema poolt, mu elukaaslase poolt, siis sealt see kutse päriselt,
et ta tegelikult, et me ikkagi võiks nagu koos olla, võiks koos elada, palun koli nagu koju tagasi. Ja nüüd ongi, et nüüd siis, kus me oleme tegelikult juba terve aasta olnud selles uues dünaamikas, kus ongi muud elemendid loe kui ainult see, et oli seal see õige kutse selle generaatori poolt minu jaoks eelkõige, eks ole. Ehk siis või ükskõik, kellega sa suhtes oled, välja arvatud võib-olla projektoritega, seal on natukene teine dünaamika, aga oli see konkreetne kutse ja see oli see tunnustus. Ma võtsin selle aja, me rääkisime läbi päris mitu päeva ja ma sain aru, et nii, nüüd see on õige ja see oli hoopis teistmoodi. Sest sul on oluline läbi ka rääkida, sul on identiteedi ja autoriteet, ehk siis just see, et läbi rääkida asju, siis see loob selguse kehas, eks ole? Just, et see idee nagu ma olin selle peale nagu ka varem mõelnud, aga päriselt, eks ole, et kas arvestades kõike, mis nagu oli juhtunud, ka loogika oleks öelnud, ei jookse minema, eks ole, aga see, et kui me rääkisime sellest ja panime seal mingisuguseid elemente paika, siis see tunne jällegi, mis mu kehas oli, see oli see tunne, mida ma olin õppinud juba tundma, et see on minu keha jah, kui tehakse ettepanek ja ma olen nõus sellega ja ongi, et nüüd ma näen aasta aega, kuidas on nagu, see on täiesti teine suhe ja ma võin öelda täna kindlasti selle poole pealt, et see peab paika, et jah, seal olid muid elemente ka kindlasti, mis mõjutasid, aga ma enda koha pealt ütleks, et see dünaamika, et sa saad selle kutse nii suure asja paika, et keegi kutsub sind endaga nagu elama, et sa oled selles energias sees, et seal on see jätkuv tunnustus, siis ongi, et nüüd ka muudes asjades ka see on andnud mulle veelgi suurema sellise kindlustunde, et ükskõik kui kahtlane mingi asi tundub, ükskõik kui kaua ma pean midagi ootama või ükskõik kui palju ma midagi tahan, tuleb see õige kutse õigel ajal ja lihtsalt, et kui ma ei taha seda lukku või seda nööpi pärast hakata arutama, otsast peale panema, eks ole, et siis on nagu targem oodata seda õiget kutset. Ja siin ka meil tihtipeale küsitakse, aga mis siis saab, kui teed valesti või midagi juhtub, siis taaskord suure tõenäosusega, see ei ole elu lõpp ja tuleb veel võimalus, et mis on justkui nagu mõeldud, tuleb kuidagi tagasi, aga võibki olla see, et sa paned nagu see nööpide näide nii toredasti või lukku näide, et paned valesti kinni, siis see võtab ikka omajagu aega, et see uuesti lahti läheks ja siis sa saad uuesti panna. Et samamoodi nagu selle meie näitega, et kindlasti see ei ole maha visatud aeg, sealt on omad õppetunnid, sa võib-olla teed vale otsuse ja see on väga-väga suur osa sinu arengus, see on suurepärane, aga lihtsalt, et kui mugavamalt, kiiremini, lihtsamalt, kergemalt elada, siis on väga kasulik enda seda sisetunnet kuulata ja kuulata enda südant. Ja see ei pea olema ainult selliste suurte asjadega, nagu me näited tõime, et olgu see siis kas karjääri, töökoha, ülikooli valik või siis suhted, aga samamoodi pisikeste asjadega ja me Kaiga võib-olla mõlemad oleme tajunud seda, et kui mida rohkem sa aega veedad, siis just nagu enda keskmise selles joonduses ja võib-olla kuulad igapäevaselt kõikide valikutega enda seda sisetunnet, et siis, kui sa teed nii-öelda vale otsuse või lähed enda siis sisetundele vastu ka pisikeste asjadega, siis ta viib tegelikult nagu üsna palju rööpast välja, et justkui kui sa oled nagu võib-olla kuskil keskel ja siis juhtub mingi vale asi, siis sul on nagu natukene langus ja kui sa oled nagu kõrgemal ja siis juhtub vale asi, siis see kukkumine on valusam. Et jaa, kas sul on võib-olla hiljutisest elust mõni näide, kus sa läksid enda sisetundele vastu, kus sa tajusid seda võib-olla tugevamat energiakaotust? On midagi edasi, on üsna raskem tegelikult mõelda tagasi nende asjade peale, sest et see stopp endal sees on juba nii tugev, et see on, aga loomulikult ikka juhtub neid asju. Ma arvan, et hiljutine oli see, kui ma polnud tükk aega oma elukaasest ta mängib muusikainstrumenti, ma polnud näinud tükk aega nagu, kui tema teeb siis oma elemendis generaatorina, kui ta naudib seda, mida ta teeb, sa oled täiesti nagu elama ja seal on mitmeks päevaks head energiat. Ma polnud teda ammu näinud laivis ja oli üks üritus, ma väga siis nii-öelda nagu pushisin ennast sinna kaasa, mõtlesin, jaa, ma tahan tulla ükskõik, eks ole, et see on mingi õhtul hilja, seal on 3 setti ja see ei ole võib-olla mu kõige lemmikumas kohas, aga no ma tahan tulla, ma lubasin, ma tulen, ta organiseeris mulle selle sissepääsu sinna ja kui see, mida lähemale see õhtu jõudis, seda rohkem nagu tundsin, et
see ei ole tegelikult nagu see koht, et kuhu ma tahaks minna, ma isegi andsin tegelikult nagu märku, et ma olen väsinud, aga noh, ma lubasin, eks ole, et ma tulen ja sa nägid vaeva ja ongi, eks ole, kõik see muu sinna juurde. Ma surusin ennast kodunt välja, ma läksin jala sinna, kõndisin päris pikalt ja tundsin ka, et tegelikult nagu ma olen päris väsinud, ma lootsin, et äkki millegi pärast ma pean seal nagu siis ikkagi olema. Jõudsin kohale ja oli oma elukaaslast oli nagu megatore näha selles elemendis, aga kõik see muu tolles hetkes, see rahvas, konkreetselt see võib-olla see bänd ja see bänd oli hea, aga võib-olla see laulja, kes seal oli, üldse ei sobinud mulle, tema hääletämber ei sobinud mulle, kogu see olustik oli nagu nii, üldse ma tundsin ennast nagu täiesti ebamugavalt ja kuulasin see natuke aega ära ja siis, kui nad tulid vahepeal ühe seti vahel, tuli laualt maha ja siis ma ütlesin, et tead, et nagu megatore on, nagu see ei ole üldse sinu pihta, aga ma lihtsalt ise tunnen, et nagu mu sees kõik nagu keerab, see ei ole üldse see koht, kus ma peaks praegult oma pähest energiat nagu panustama, ma läksin koju ja ma tegelikult nagu hea meel, et ma teadsin, tuleb veel mingeid võimalusi, seal üldse nagu viimane ongi, et elu läheb edasi, aga lihtsalt ma sain aru, et ikkagi see sisetunde usaldamine seal selles kohas, et kui sa ei jaksa, kui sa ei viitsi, et ma arvan, et ma läksin ikkagi, see on see koht, kus ma olin ka pärast veel järgmisel päeval väsinud, et lihtsalt see oli nii hilja õhtul, see lükkas kogu mu rütmi sassi ja see oli lihtsalt kurnav. Ja kuivõrd olekski, ütleme, et sul oleks see tunne olnud õige, siis see, et see on hilja õhtul ja rütm sassis, see ei oleks see rolli mänginud. Sest et neid olukordi on pärast veel olnud, eks ole, et ma olen siin ka öösel mis iganes kellaaeg koju jõudnud ja teinud koos temaga seda transat ja kõik on nagu mega äge, me oleme elevil, aga just see, et kui sa tunned, et see tegelikult ei anna sulle midagi ja siis on see, et isegi kui sa näed seal mingeid inimesi, siis see kõik nagu tõmbab nagu kaasa. Aga sinul mingi hiljutine näide on sul mõne väikse asjaga? Mul oli suhteliselt sarnane, et kus mingi paar kuud tagasi üks sõbranna pidas sünnipäeva ja ma ei tunne nii hästi ta võib-olla nagu sõpru ja mulle meeldivad tegelikult uued inimesed ja sellised kohad. Aga siis oligi samamoodi, ma olin oodanud seda õhtut, ma ütlesin et lähen ja kõik oli organiseeritud. Ja siis jõudiski, ütleme, päev õhtusse ja ma olin kodus, kass oli süles, mul oli nii mõnus kodus, siuke mõnus, sossu, hästi hea olla. Ja siis samamoodi ikkagist oli see koht, et ma teadsin, et suure tõenäosusega see ei ole õige sinna minna. Ja oli see surve, et aga ma olen ju lubanud, ma ei taha teist inimest alt vedada. Samamoodi oli justkui nagu see uudisimu, et aga mulle ju meeldivad uued inimesed ja nii edasi, et äkki ikkagist võiks ja siis see oli linna teises otsas ka ja siis võtsin ennast kokku, läksin, seiklesin sinna, vihm hakkas veel sadama, mida kõike. Aga samamoodi see teoreetiliselt oli väga tore kõik, aga lihtsalt mina ei saanud sealt energiat. Ehk siis ma tundsin seda, et ma olen seal ja ma ei ole üldse oma selles elemendis, kui ma olen selles õiges energias, siis ma olen väga sotsiaalne, särav, nagu tavaliselt ütleme need sakraalsed generaatorid, mangennid, et ongi ruum läheb elama, aga ma olin just selles madalas kohas või võib-olla rahulikus kohas, ehk siis siuke väga passiivne ja ega ma sellele üritusele midagi juurde ei andnud, ma arvan. Ja siis ma samamoodi tegelikult lahkusin natukene varem. Aga järgmine päev mul oli planeeritud, et ma tegutsen, ärkan nagu hea tujuga, ärkan üles, jumala. Ja siis ongi see, et mingi mossitamine, miks ma läksin sinna, miks ma ei kuulanud. Ja siis mis mulle aitab, sest mul on ka need emotsioonid on kõriga ühenduses, siis ma sain läbi rääkida selle, saingi selle nagu energia kehast välja ja siis tegelikult uue lehekülje pöörata ja tõdesin, et okei, õppemoment, võtan selle koha, et oskan ennast järgmine kord kuulata, aga see kohene nii-öelda selline nagu see kohta, millega ma pean veel tööd tegema, et alistuda siis sellele, et kui vale otsus on tehtud, et siis mitte sinna kinni jääda, mitte kassida ja mossitada. et jah, see on ka teistmoodi võib-olla siis õppekoht või arengukohta. Ma siin tekib kohe see seos mootori ja vale kütusega, et ongi, et
eriti ma arvan siis generaatoritel ja manifesteerivatel generaatoritel, et kui sa oled muidu bensiiniauto ja see on justkui nagu diisli sissevalamine endale, et noh, jookseb kokku, eks ole, sa ei saa sealt energiat mootorile tööle või siis jookseb täitsa kokku ja me mitu päeva tegelikult nagu ära, no see on nagu üks nii-öelda nagu üks õhtu, aga kui me räägimegi inimesed, kui nad lähevad reisile valest tundest, valest motivatsioonist või võtavad mingeid kursuseid, lähevad õppima, eks ole, või noh, ongi astuvad suhtetesse kuskilt valedel alustel või lubavad, ma ei tea, teise riiki kolida, eks ole, et kui just seda õiget tunnet seal taga ei ole, siis tegelikult need nagu mõjutavad päris pikalt. Ja ongi see, et kui neid vales, ütleme, et endale sisetunde vastu otsuseid teha palju, siis lõpuks sa harjud sellega ära ja siis justkui see tundubki normaalsus ja ei oskakski arvata, et saab teisiti. Et siin ka ma arvan, et me mõlemad oleme seda tugevasti tundnud, et kas või kui ma ülikoolis olin, siis ma distsiplineerima ennast, ju peabki olema ebamugav, peab olema raske. Noh, see on see illusioon, mis me väga hästi oskame endale luua ja siis tegelikult saad aru, et vau, saab ka teisiti, et see on ka nagu täiesti ebarealistlik, et kas tõesti saab, et hetkel on vastupidi, nüüd on keha nii ära harjunud, et ma ei kujutaks ette, et ma igapäevaselt oleksin sellises võib-olla rütmis, et siin on ka väga huvitav jälgida ja tõesti see üleskutse, ma arvan, meie mõlema poolt on see, et vaata üle just detsember, mingid üritused, kutsed, asjad, no kas või see on võib-olla nagu liiga suur samm, aga meil on ka nõustamistel oli inimesed, kes ütlevadki, et nad kas või jõuludel tegelikult ei taha, ütleme, et pere ei ole nendega hästi käitunud, aga nad lähevad kohusetundest ja veedavad perega jõule kohusetundest seal. Tee mingeid muutusi, et võta vastutus selle eest, et sul oleks hästi, et siin on ka see element, et ilmselgelt me ei taha oma lähedasi alt vedada, aga ühte või teist pidi see ei ole sükust olukord, et ühel on hea ja teisel on halb, et see võib olla keeruline, aga siin ongi see õppekoht ka teisele inimesele. Või nagu meie näidete puhul siis, kui sina läksid sinna kontserdile, siis ega sa nagu kellelegi võib-olla sellega head ei teinud. Ma lõin sinna pigem seda kehva energiat, et ma küll ei ole generaator, kes seda laiali nagu jagab, aga see on ikkagi nagu kehva energia. Ja võib-olla ka nende jõulude teemadega on ka see, et kui sa, mis on ka, ma arvan, meie mõlema kogemustest, kui sa lubad usaldada ennast sellel autoriteedil, et sa kas kuskile lähed või kuskile jätad minemata, siis sealt tegelikult kooruvad mingid uued asjad. See on küll hüpoteetiliselt, aga näiteks ongi, et kui sul on ikkagi väga tugev tunne, et sa ei taha mingisugusele üritusele minna, olgu see mingi tööüritus või pereüritus ja see on su autoriteediga kooskõlas, on su strateegiaga kooskõlas ja sa ei lähe sinna, siis ongi see, et kui seal on olnud mingid mega suured kas tülid või ebamugavused, mingisugused sellised vasturääkivused, siis võib suure tõenäosusega olla, et kui sind seal parasjagu ei ole, kas mingid asjad lahenevad ära või need inimesed hakkavad mõtlema mingisuguste teistsuguste tegevuste peale, et ma ütlen ka, et oma elus tegelikult on nagu palju neid olukordi, kus ma näen, et kui ma ei topi ennast sinna kuskile vahele, siis mingid suhted või mingid olukorrad lahenevad ise, kui ma ongi just nagu need, kus ma tunnen, et kohusetundest peaks tegema või nagu justkui oled lubanud ja kuidas ma siis ei lähe, aga kui ma ikkagi jään endale kindlaks, et mul ei ole seda tunnet, siis väga paljud asjad on lahenenud niimoodi, et hoopis teistmoodi ja need inimesed mõtlevadki, et äkki me peaks perega ongi, et nüüd ühed inimesed ei tule, et äkki me peakski midagi nagu teistmoodi mõtlema või mis iganes need olukorrad on, aga igal juhul, et oleks, ma arvan, et kõik tüübid mingil hetkel nagu vajavad seda aega, et isegi kui sa oled see kiire sakraalse kõhutundega või otsese intuitsiooniga, siis selleks, et sa saaksid aru, mis su kehas toimub, sul on ikkagi vaja nagu korraks seda lõdvestust, et saad aru, et mis toimub. Jaa, nii et ma arvan, et lõppsõnaks kutsumegi teid võtma aega endale, natukene võib-olla lõdvestuma, puhkama pimedal ajal kookonis siis soojas olema. Ja kui te tahate kuulda veel võib-olla kuidas meie just Human Design enda elus rakendame ja Kai siis põnevat suhte siis ma ei tea romaani siis liituge meiega ka tasuta laivil 10. detsembril kell 6, nii et seal jagame natuke rohkem ja võite julgelt kommenteerida, kui on küsimusi. Pange pöial, kui meeldi, siis me teame, mida veel teha ja toota ja mõnusat detsembrikuud. Jah, mõnusat nautige. Loodetavasti tuleb palju lund ka. Mulle väga lumi meeldib. Ja, mulle ka. Valged jõulud ikkagi. Ja, no tšau. Tšau.